kõik taastuvenergiast elektri tootmise viisid on väiksema tervise- ja keskkonnamõjuga. Seda, et tuuleparkidel on mõju ümbritsevale, igal energiatootmisel on, aga et on tervist kahjustav, seda ei ole leitud mujal Euroopas ja ka Eestis on kehtestatud mürale normid, nii kuuldavale mürale kui infrahelile, just selle eesmärgiga, et need normid kindlustavad, et tuulepark tervist ei kahjustaks. Nüüd, arvestades seda suurt huvi teema vastu ja tundlikkust, Terviseamet koos osoonisaatega käib, mõõdab olemasolevate tuulikute juures heli, et näidata, kuidas see käib ja mis need numbrid siis tegelikult on. Kuna ka alla 10 hertsi mõõtmist akrediteeritud seadmega me ise teha ei saa, tellime ka välise hindamise, aga tõepoolest alla 8 hertsi akrediteeritud seadet väidetavalt ei ole kogu Euroopas. Sellepärast ei ole kellelgi teadmist, et sellel üldse võiks olla tervist kahjustav mõju. Tuulikute tasemed heli mõttes on niivõrd madalad ja mida kaugemaks muutub distants, seda madalam on ka see heli, mis jõuab siis inimeseni. Ja minu meelest lisaks konteksti loomisele võrreldes põlevkiviga tuleb vaadata ka seda keskkonda, milles me juba praegu elame. Nii et tuulikutest 2 kilomeetri kaugusel oli ja võib küll nende labade pöörlemist näha, kui maastik seda võimaldab. Aga müra on palju väiksem kui näiteks maanteest 100 meetri kaugusel elajal. Nii et väga paljude inimeste jaoks mürakeskkond Tallinnas ja Tartus liiklusest tingituna on oluliselt kõrgem kui ükskõik millise tuuliku juures. Ja seda me oleme vaikimisi aktsepteerinud. Ja tegelikult me peaks tegelema väga aktiivselt selle mürataseme alla toomise, et tervisemõjusid vähendada. Nii et Terviseamet mõõdab koos ka välismaise mõõtjaga. Me uuendame müramääruse jaanipäevaks ja selle aluseks on Tartu Ülikooli teadlaste tehtav töö, et need uued piirnormid tõepoolest kindlustaksid selle, me saame öelda, et see on parim kaasaegne teadmine, et nende normide piiresse jäädes meil sellist negatiivset tervisemõju ei ole. Ja alustame ka 2-aastase sellise tervikliku tervisemõju uuringuga, kus me mõõdame ka inimeste tervisenäitajaid. Et öelda, et mis see siis inimese jaoks tähendab, kui ta tuulikute lähedal elab, mida meie inimeste tervisenäitajad siis meil võimaldavad järeldada. Et see on see, mida saame omalt poolt teha Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas ja tõesti jagada seda infot, et juba praegu on normid kehtivad, tuulepargid neid järgivad, planeeringute käigus hinnatakse häiringu suurust ja vajadusel rakendatakse leevendusmeetmeid. Et see, millest praegu vähem on räägitud, on näiteks varjutus, et teatud nurgal, teatud aastaajal, päikese korral võib tuulik käia inimese jaoks päikesest läbi. Ja ka Eesti tuuleparkides on reeglid, millistel aastaaegadel ja kellaaegadel tuulik pöörelda ei tohi, et inimese jaoks häiringut ei oleks. Nii et väga selgelt on olemas ka leevendusmeetmed, neid kõiki asju, riske, tervisemõju, võimalikke leevendusmeetmed analüüsitakse keskkonnamõju hindamise ja planeeringute käigus, nüüd nende planeeringutega tuleks edasi minna ja sisuliselt tegeleda sellega, kuidas kokkuleppele jõuda kohalike inimestega, et nende jaoks igasugune häiring, ka selline, mis tervist ei kahjusta, oleks võimalikult väike ja tuulepargi rajamine aktsepteeritav. Ja vaatamata ajakirjanduses levib sellisele tundele, et kõik on vastu, siis suur osa inimesi toetab tuuleparkide rajamist Eestisse. Nad näevad, et see tõesti on kohalik ja soodne energia, võimaldab elektri hinda alla tuua ja tulebki anda ka neile võimalus oma arvamust avaldada, soovitavalt siis nende kaasamisürituste käigus kohalikul tasandil, et ma tõesti julgustan kõiki omavalitsusjuhte edasi liikuma, vaatamata sellele, et selline vastuoluline kohalikest valimistest tingitud möll käib. Meil on taastuvenergiat vaja, rohkem kui meil seni neid tuuleparke on. Tervisemõju ei ole tervist kahjustavat mõju ja kõiki riske saab maandada tuuleparkide rajamise käigus, nähes ette leevendusmeetmeid.